Tervist! Ma võin Mikule esitatud küsimustele hea meelega vastata, kui need on. ÜRO Julgeolekunõukogu liikmelisus kestab 2 aastat, alates selle aasta jaanuarist. Selle aja jooksul on Eestil 2 korda võimalus Julgeolekunõukogu tööd juhtida. Esimest korda on see maikuus. Ja valitsus sõnastas meie Julgeolekunõukogu liikmelisuse 2 keskset eesmärki. Esimene eesmärk on meie enda rahvusliku julgeoleku huvid. See põhjus, miks me oleme Julgeolekunõukogus. Ja meie enda rahvusliku julgeoleku huvi väljendab esiteks võimalus arendada eelkõige meie liitlastega olulist ja sügavat dialoogi maailma asju puudutavates küsimustes. See on väärtus ja kapital iseeneses. Ning samuti tagab meie julgeolekut see, et Julgeolekunõukogus on meie jaoks oluliseks seista vastu agressioonile, kaitsta agressiooni tulemusel tekkinud vägivaldse ülevõtmise olukorras mittetunnustamispoliitika põhimõtet, mis saatis Eestit okupeerimise ajal. Põhimõtteliselt töötada selle nimel, et maailmas maksaks õiguse, mitte tankide jõud. Teiseks ülesandeks meie rahvusliku julgeoleku kõrval näeme me Julgeolekunõukogu liikmelisusena seda, et aidata kaasa maailmas konfliktide ennetamisele, kriiside rahumeelsele lahendamisele ja rahvusvahelisel õigusel põhineva maailmakorra tugevdamisele. Meie eeldus on riigina, rahvana, et kui maailmas on vähem inimkannatusi, kui maailm on stabiilsem, siis see on meie endi huvides, aga see on ka kõigi maailmas elavate inimeste ja nende tuleviku huvides. Meie Julgeolekunõukogu liikmelisusel on kindlasti lisaks pragmaatilistele, väga arusaadavatele väikeriigi rahvuslikele huvidele tugev humanistlik mõõde ja vastutustunne tuleviku eest inimkonnal. Julgeolekunõukogu on selles mõttes unikaalne organ, et kõigile ÜRO liikmesriikidele on Julgeolekunõukogu otsused kohustuslikud. Ja see asetab meid, see pole lihtsalt rahvusvaheline organisatsioon, kus võetakse vastu otsuseid. Julgeolekunõukogul on mandaat rahvusvahelist õigust, mis on kohustuslik kujundada. Julgeolekunõukogul on mandaat kehtestada sanktsioone. Julgeolekunõukogul on mandaat kahtlemata ka relvastatud konfliktides määratleda selle konflikti lahendamise tee, vajadusel ka anda mandaat rahvusvahelise sõjalise jõu sekkumiseks. Lõviosa Julgeolekunõukogu teemadest on kahtlemata meie vahetust regioonist kaugel. Kusagil 40% teemadest tegelevad Aafrika kontinendiga jooksvad, nende kriisidega, mis esile kerkivad või külmutatud konfliktide lahendamisega. Järgmine plokk on Lähis-Ida ja selle piirkonna ümber toimuv. Ning siis on üks teemade ring, kus Julgeolekunõukogu nii-öelda ei tööta kriisipõhiselt, kus teemad tulevad sisuliselt reaalajas lauale, vaid töötab siis läbivalt mingisuguste rahvusvahelist õigust kaitsvate probleemide vaatamisega. Nii näiteks on maikuus ka meie eesistumisel peame meie ette valmistama tsiviilisikute roll või nende õiguste kaitse relvakonfliktides. Et seda tehakse iga-aastaselt Julgeolekunõukogus ja siis sellel aastal on meie vastutus taoline. On mitmed praktilised küsimused, mida me tahame eraldi osundada Julgeolekunõukogus. Eesti on maailmas, ja seda võib tõesti liialdaselt öelda, et see meie erikaal küberdiplomaatias on tõepoolest, me suudame globaalsel tasemel pakkuda oma vaateid. Küberdiplomaatias tugev riik ja me tahaksime oma Julgeolekunõukogu nii eraldi eesistumise ajal kui ka läbivalt selle aja jooksul püstitada arutelusid Julgeolekunõukogus sellel teemal, mis puudutab moodsatest tehnoloogiatest, aga ennekõike kübervõimest tulenevaid ohte rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule. See on tegelikkuses praegu rahvusvahelise õiguse määratluses ennekõike agressiooniakte silmas pidades hall tsoon. Meie huvi on kahtlemata seda täita. Meie jaoks on väärtus iseenesest Julgeolekunõukogus ka see, liitlastega koostöös, et me suudame hoida esiteks Euroopa Liidu riikide ühtsust. Väga oluline traditsioon, mis on viimasel ajal tekkinud, on see, et enne olulisi hääletusi või pärast olulisi hääletusi ja arutelusid Euroopa Liidust pärit Julgeolekunõukogu liikmed teevad ühise avalduse, määratlevad Euroopa Liidu riikide ühise seisukoha.
See traditsioon on meile vajalik ka selleks, et mõne aasta pärast on Euroopa Liidul võrreldes selle nii-öelda seniitaeg on 5, aga siis on Euroopa Liidul vaid tõenäoliselt üks alalise liikmena, siis Prantsusmaa on üks liige pärast Brexitit. Ja kindlasti on meie jaoks eesmärk iseeneses hoida Atlandi-ülest suhet Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahel. See on meie jaoks ka kogu meie välispoliitilises vaates kõige suurem strateegiline missioon. Atlandi-üles dialoogiga olukorras, kus Euroopa Liidu, kas riikide, Euroopa Liidu suuremate riikide või Euroopa Liidu terviku vaated võivad ka erineda Ameerika Ühendriikide omast, on oluline määrata dialoogi. Kui tuli Ameerika Ühendriikide algatus Lähis-Ida rahuprotsessiga osas, siis minu jaoks oligi oluline see, et ma kõnelesin nii Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Borrelliga kui Ameerika Ühendriikide välisministriga just nimelt sellest, et Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid teeksid selles protsessis võimalikult suurt koostööd. Et ka Euroopa Liit ei kujundaks oma seisukohta enne, kui ta ei ole Ameerika Ühendriikidega pidanud tugevat, sügavat dialoogi. Ning julgeolekunõukogus eraldi meie huvi on kahtlemata julgeolek meie laiemalt meie kontinendis, see on Euroopa kontinendil. Me plaanime Euroopa julgeolekuolukorrast arutelu maikuus, kus ka teatavasti 75 aastat möödub teisest maailmasõjast. Ja loomulikult meie jaoks on nii eluline kui väärtuseline strateegiline huvi jätkuvalt püstitada teemasid, mis on seotud relvajõu kasutamisega ja konfliktidega Euroopa kontinendil, viidates siin Gruusiale ja Ukrainale. Just üleeile toimuski julgeolekunõukogus debatt Venemaa eestvõttel, et arutada Minski lepete täitmist. Me suutsime ka korraldada või organiseerida jällegi sarnaselt mõtlevate riikide, Euroopa riikide ühisavalduse siis protestina, eriti viimase aja Zolote regioonis toimunud Vene mõju all olevate jõudude rünnakute vastu. Nii et julgeolekunõukogu avab meile kahtlemata julgeolekunõukogu positsioonis on eriti nendes riikides, kellel on julgeolekulisi probleeme kahepoolsed või laiemalt, on kahtlemata, meil on täiendav erikaal. Ja seda erikaalu on võimalik realiseerida kapitaliks, usalduskapitaliks ja seda on võimalik kahtlemata realiseerida ka paremate suhete arendamiseks väga erinevate mitmekesiste maailma piirkondadega ja sealhulgas ka Eesti majandushuvide realiseerimiseks. Siin ei ole midagi häbiväärset. Lihtsalt Eesti on praegu selline riik, et kui enne julgeolekunõukogu liikmelisust meie jooksime kõigi teiste juurde, et hääletage meie poolt, siis nüüd on vastupidi. Nüüd kõik riigid, kas suuremad ja väiksemad, tulevad mitte nüüd unikaalselt Eesti, vaid kõigi julgeolekunõukogu liikmetele ja seletavad oma arusaama tõest. Neile küsimus ei ole, mis on õige, mis on vale, küsimus on, mis on nende huvides ja seda nad selgitavad väga intensiivselt. Ja kahtlemata me oleme valmis nad ära kuulama. On kaks teemat, kus Eesti on ka vedajaks selle kahe jooksul. Need on sanktsioonikomiteed. Üks on Iraagi sanktsioonikomitee. Saingi kokku eelmisel nädalal Iraagi välisministriga sellel teemal ja teine on Sudaani sanktsioonikomitee. Meie välisministeeriumi asekantsler Paul Teesalu oli just sellel nädalal visiidil Sudaanis. Nii et Eesti on aktiivne riik selle julgeolekunõukogu liikmelisuse ajal. Vaevalt, et palju asju resoneerub Eesti avaliku ruumi, et eks see julgeolekunõukogu teemade ring jääb kesksena ikkagi diplomaatide töökoridoridesse New Yorgis, konkreetsete riikide pealinnade diplomaatide töölauale. Aga see on meile võimalus, see tõstab meie erikaalu välispoliitiliselt nii Euroopa Liidu sees meie liitlastega, see tõstab meie erikaalu suhetes Ameerika Ühendriikidega, aga ka, nagu ma ütlesin, paljude maailma riikidega. Nii näiteks, kui ma olin Indias jaanuarikuus, India välisministriga, India peaminister, neil on oma probleemid, mis seotud Kashmiri regiooniga, osundasid eraldi sellele, milline võiks olla Eesti vaade julgeolekunõukogus nende küsimuste võimalikul käsitlemisel. Nii et julgeolekunõukogu on kapital. Me oleme pühendunud sellele, et maksimaalselt seda kapitali ära kasutada Eesti julgeoleku, Eesti tugevama positsiooni mõttes maailmas. Meie kui väikeriigi vaade on selline, et me peame olema oma demograafiliselt, majanduslikult, erikaalult maailmas mõjukamad. Ja see on üks platvorm, väga huvitav strateegiline platvorm selle saavutamiseks.
Need on sihtisjuhatavad märkused ja nüüd ma olen valmis rõõmuga vastama küsimustele, mis olid mõeldud Mikk Marranile. Aitäh!